28. aprill. 100 koduvälise ööbimise 5. öö on otsa saanud ja kell hakkab 10. See koht, kus ma praegu ööbisin, on Soolu küla Läänemaal ja ma ööbisin oma sõbra talu hoovis, katuse telgis ja kuna see on mu sõbra talu, siis mul tegelikult ei ole siit väga palju sellest midagi muud rääkida, et näidata teile, kus kohas kaev on ja kus tuba on ja kus kohas uks on ja keegi nii siia ei tule. Aga see annab hea võimaluse rääkida katuse telkidest ja katuse telkidega on selline lugu, et neid on siis olemas suures piiris 3 eri sorti. Ühed on sellised, mis käivad nii-öelda hamburgeri laadselt lahti. Sinna tuleb sisse pugeda, ma ei ole ise küll ühtegi ööd sellises veetnud, aga mulle tundub kõrvaltvaatajana, et seal on võib-olla riietumiseks natuke vähe ruumi, et sa ei saa võib-olla see korralikult sees istuda või kui saad, siis on okei, aga mul isiklik kogemus puudub. Siis on sellised, mis on enamasti kõige laiemad, mis siis käivad niimoodi lahti klappides ja lahti klappides tekib siis selline katus ja tal on ka redel olemas kohe külge keeratud, mis siis jääb toetama seda esimest plaati. Need on tavaliselt pikkupidi katusel või siis võib ka ristipidi olla, kuidas keegi ja lahti klappides saad sa oma öömaja kätte ja teistpidi uuesti kinni klappides läheb öömaja kokku ja sinna käib siis kate peale. Nendel eelnevatega võrreldes selle kõige suurem miinus, kui nii öelda võib, kui üldse miinuseid on see, et ta on oma pakitud asendis kõige kõrgem, ehk siis tema tuuletakistus on kõige suurem ja minu meelest see sobiks kõige paremini üldse kastikale, nagu mul on. Kohe samasse kasti peale panna, jääb kabiini taha, tuult midagi ei takista ja oleks ka hea madal sisse minna. Ja siis on kolmas sort, selline telk nagu mul on, mis siis käib nii-öelda kolmnurgaks lahti. Ja sellise telgi suur pluss on see, et esiteks ta voolujooneline, ta on eest natuke madalam, tagant läheb vähe jämedamaks. Ta on tuuletakistuse poolest nendest eelnevatest tõenäoliselt kõige parem. Ja kolmas hea asi on see, et kuna ta läheb niimoodi kolmnurgaks lahti, siis on siin sees meeletult ruumi istuda ja riided vahetada ja kõiki selliseid asju teha. Ja mis nüüd neid vähemalt autohome'i telke seob, siis on see, et neil kõigil on olemas sees madrats. Minu omas on sees originaalis kohe 3 patja. Ja ega siia tegelikult väga palju rohkem midagi vaja ei olegi, viskad oma magamiskoti siia sisse ja tegelikult sul on selline instant home kohe olemas, aga et sul oleks siin veel mugavam sees olla, siis on siia tehtud ka lakke, selline võrk, mille sisse saad siis ära panna oma riided selleks ajaks, kui neid pole vaja seljas hoida. Ma olen siia ühe väikse sellise öölambi riputanud, põleb igavesti kaua ja igavesti mõnus asi. See tegelikult ripub eelmisest aastast alates siin ja sellega ei ole kordagi veel midagi juhtunud. Ja siis on siin paar taskut, kuhu siis saab ka ära panna need asjad, mida sul parasjagu käes vaja ei ole. Ja mõlemad uksed või siis kõigil on see 3 ust ja kõik nad on siis nende väljapoolt veekindla materjaliga suletavad ja sees on ka sääsevõrk, et näiteks kui on väga soe ilm, siis sa saad jätta ukse lahti ja panna lihtsalt selle krõpsuga siia sääsevõrgu kinni ja siis saad niimoodi magada siin sees, et sul ei tule sääseunu siin töö jooksul torkama. Ja see, kui ma uksest käid, on loomulikult sinu enda valik ja see, kas sa tahad teha ka selle esimese suure ruugi lahti, et valgust sisse lasta päeva ajal tõenäoliselt väga mõistlik. Nii et tip-top ja need autohome'i omad on veel seest ka ilusasti ära polsterdatud, nii et ta ei ole puhas plastmass. Mul teiste firma telkidega ei ole tegelikult väga palju kogemusi. Üks asi veel, redel on selline asi, mis kindlasti ka autohome'i telkidega kaasas on, et seda sa ei pea eraldi ostma ja ma arvan, et tegelikult see redel on niivõrd oluline asi telkide juures, et see on kõikidel tootjatel kaasas. Ja selleks, et telki pärast lihtsalt kokku panna oleks, on siin sellised kummid, mis siis telgi ühest otsast teise otsa ilusasti kokku tõmbavad, ehk siis kui sa hakkad teda kokku voltima, siis ta veab need küljed sisse poole, nii et nad ei jää siit külje pealt välja torknema. Ja oluline asi, kui sa selle telgiga näiteks kuhugi lähed, siis on see, et kui sa pakkima hakkad, siis uksed jätta natukene lahti, sest muidu kui sa kokku pressima, siis ei tule see õhk siit seest välja. Ta läheb lihtsalt kummi ja vot, rohkem mul sellest katusetelgist polegi midagi muud rääkida, kui et see on erakordselt mugav lahendus, mis võib mõneti su elu ära rikkuda, sest tegelikult sa ei taha nädala sees ka enam kodus olla. Ei tea meelega hoopis läheks kuhugi metsa, sest kui sa ikkagi oma kodu magamiskoha koos kõikide magamisriiete asjadega saad valmis teha umbes 30 sekundiga ja kokku panna üksinda pusimise korral võib-olla siis minuti 1,5,
siis see loob väga palju mõnusaid ja mugavaid telkimislahendusi sulle pähe. Nii et muud ei olegi teha, kui tuleb lihtsalt minna metsa.